Meie koguduse kauaaegsel koorijuhil Elli Ripsil on eeloleval sellel nädalal 100. sünniaastapäev. Ja sellega seoses tema poeg Ermo võttis ühendust, et meenutaks natuke teda ja paari pilti ka meie ajaloost. Ole hea, Ermo. Nii see on, et nüüd üsna pea 17. jaanuaril siis möödub minu ema Elli sünnist 100 aastat. Ja kui ma sellele mõtlesin, siis mõtlesin, et jagaksin mõned pildid ka ja mõned mõtted sellest elust. Tema usuelu algas või usutee hakkas Immanueli koguduses, see hävis ja siis läks sujuvalt ta üle Golgata kogudusse. Nii et kogu tema elu on seotud Golgata kogudusega ja nii on see ka teatud Golgata koguduse nagu ajaloopilt ühe inimese läbi. Ja panemegi esimese pildi siis. Jah, on küll õige pilt. Siin on nüüd juba sõja-aastatel need inimesed, kes tegelesid laste- ja pühapäevakooli tööga. Isegi sõja ajal see töö ei katkenud ja oli oluline. Siin on üks väga oluline inimene, Robert Võsu, kes oli kaua aega siis meie vendluse vanem presbüüter, praeguse seisuga siis nagu president. Ja sellel pildil on siis ka minu ema. Mõned nimed on ka peale kirjutatud, keda ma teadsin, mõnesid ma ei teadnud. Võib-olla on vähe inimesi, kes neid konkreetselt mäletavad. Ja siis võtame järgmise pildi. Peale sõda, kui algas Nõukogude aeg, siis oli just noorte ja laste töö keelatud. Jah, päris väikseid lapsi, keda polnud võimalik koju jätta, neid lubati kaasa võtta kirikusse, aga kes juba koolis käisid ja vanemaks said, selle peale vaadati tookord väga halvasti. Aga kooritöö oli lubatud ja sellepärast siis koguduse vähegi aktiivsemad liikmed püüdsid ka kõik kooris olla. Kui ma nüüd mõtlen ise ennast seal, siis ega lapsena pingis istudes, koosolekud olid ju pikad, ei olnud väga lihtne, aga sellega sai nagu hakkama. Veel niisugune asi, et kui koori kutsuti näiteks kuskile mõne teise koguduse aastapäevale, siis pidi selleks võtma luba. Ja kord pidi võtma luba, muidu ei tohtinud minna ka koor. Koguduse sees võis teha seda muusikatööd. Riigivõim jah, ei lubanud, no sisuliselt julgeolekuluba oli vaja võtta. Nüüd paneme pilt 3. See on nüüd samast pildist, mis enne oli väljavõte. Siin siis istub minu ema Elli ees. Elli oli lõpetanud muusikakooli klaveri erialal. Ja siis paluti, et lisaks üldlauludele, mida ta kogu aeg siis saatis ka, et ta võtaks ka mängukoori. No ta saatis ka neid duette ja niisuguse asju, aga see koorijuhi töö oli hoopis midagi muud. Mängukoor, nii nagu me teda nimetasime, see kujutas endast siis niisugust koori, kus olid põhised mandoliinid, mõned keelpillid, inimesed laulsid. Oli mõni inimene ka selles kooris, kes pilli ei mänginud, lihtsalt laulis, aga need koorid olid tookordsetes kogudustes üsna nagu levinud ja rahvale see meeldis, see asi. Pühapäeval oli üldiselt 2 koosolekut ja hommikust koosolekut ei kujutatud ette, et seal poleks koorilaulu, et koori oleks. Niisugust asja nagu kujutad, õhtul ka laulis sageli koor, aga õhtul alati nagu polnud. Ja meil oli koguduses nagu 2 põhilist koori. Oli siis laulukoor, segakoor, mida siis juhatas Erna Pütsepp ja siis mängukoor, mida hakkas siis minu ema juhatama. Aga siis, kui Erna Golgata kogudusest lahkus, siis jäid nagu mõlema koori
tööd suuresti tema peale. Võtame järgmise pildi. Paneme järgmise pildi, jah. Vot see pilt võib-olla ei ütle nüüd inimestele palju, aga minu jaoks on see väga oluline, see pilt. Kui ma mõtlen siis oma elu, siis 2 korda nädalas olid kooriharjutused nädala sees, kus siis mul ema pidi käima ja tegelikult natuke me lastena ka muretsesime, üksik naisterahvas, no isa oli õhtuti tööl mul, kui ta siit Kolgatalt tuli, me elasime Puiestee tänaval, 2 bussiga pidi sõitma ja noh, et aeg oli selline, et oli niisuguseid kallale kippujaid ka ja oli mõnikord olukordi, kus nagu oli pisut kriitiline, aga siiski õnneks läks. Ja kodus siis peale seda tuli noote kirjutada. Noote tuli kirjutada nagu üsna palju tervele koorile, oli ka teisi kirjutajaid muidugi, aga koorijuhil oli samuti ülesanne valida sobivad ja niisugused jõukohased laulud. Ega enamus inimesi ju kooris ju tegelikult nooti ei tundnud. Noot oli selleks, et saad sõnu lugeda ja oli ka neid, kes muidugi tundsid. Aga neid, kes oleks suutnud noodi ette võtta ja a cappella seda laulda, no neid oli ikka üsna vähe. Ja kuidagi see töö, kui ma nagu sellele mõtlen, see oli nagu üsna oluline osa meie elust. Paneme järgmise pildi siis. Vaat kui kooris oli nüüd väga erineva muusikalise võimekuse ja tasemega inimesi, siis koorijuht pidi pingutama, et kooris oleks niisugune üksteist toetav ja hea kristlik õhkkond. Ma arvan, et Ellil see õnnestus päris hästi. Ja noh, muidugi kui niiviisi võtta, siis paljudele inimestele, kes oskasid ikkagi muusikat rohkem, võib-olla ei pakkunud täit eneseteostuste niisugune asi, kus teised veel pidid A-st õppima. Aga siiski nii palju ma ütlen, ema kaudu ma tean, et väga paljud inimesed õppisid nende aastate jooksul ka nooti tundma ja oskasid juba ka noodiga midagi peale hakata. Ja kui ma nüüd võtame järgmise pildi, see pilt ütleb ära. Siin siis, kui ma nüüd nagu mälestuses seda ema koorijuhi ja noodi kirjutamist nagu mäletan või meenutan, siis minu lapse mälestustesse on jäänud see kuidagi niiviisi, et see oli nagu eriline püha töö. No me läksime magama taha tuppa ja ema siis köögilaua peal hakkas neid kirjutama. Ema oli muidugi väga kurb, et nii mina kui Andrus ei olnud muusikaalsed. Oleks tahtnud, et meie ka oleksime muusikaalsed, aga kahjuks nii ei olnud. Aga selle vea nüüd parandas minu õde Maarja, kes on nüüd konservatooriumi haridusega koorijuht ja ka helilooja. Ja emal oli muidugi hea meel, et vähemalt üks lapski võtab seda tööd üle ja jätkab, mis tema tegi. See pilt on muide tehtud Padari kuldpulmas. Meil oli ka niisugune tava koguduses, et kui oli tähtsamad juubelid või asjad, siis ikkagi ka püüti, et koor seal laulaks. Võtame siis järgmise pildi. See on nüüd ema 60 aasta sünnipäev ja sellel ajal ta leidis, et nüüd on aeg lõpetada see töö. Viimased aastad ta juhatas Kolgata naiskoori ja sellel pildil on ka mitmed inimesed, kellega ta koos alustas oma koorijuhi tööd. Hea, kui inimene tunnetab oma aega, kuna midagi teha. Lisaksin veel siin juures, et Elli püüdis ka nooremaid inimesi, kes olid musikaalsed, nagu haarata ja ka koorijuhtimist neile õpetada.
ja et ei jääks nagu auku sisse ja oli ka neid, kes seda tegid siis. Ja võtame nüüd viimase pildi. Siin on nüüd minu isa ja ema teemantpulmad, 60 aastat abielus. Väga vähesed on jõudnud selle tähtpäevani. Ja kui ma nagu mõtlen oma vanemate elule ja ka oma suhetele nendega, siis minu suhted minu vanematega on olnud kogu aeg head ja üksteist toetavad. Mul on hea neid meenutada. Ja tahaksin nagu Jumalat tänada ka selle eest ja tõuseme ja teeme palve. Kallis Jumal, mul on rõõm tagasi vaadata ja meenutada oma vanemaid. Olid vaesed ajad ja elu oli kitsas, kuid nad tegid palju ja pühendatult koguduse tööd. Issand, aita, et niisuguseid inimesi oleks ikka meie koguduses. Issand, ma olen tänulik, et sa oled minule andnud sellise kodu. Aamen.